90ndate esimestel aastatel käis siin Tallinna maantee alguses Ravila tänava pikendusel vilgas autoäri. Masinad olid seatud mitmesse rivvi. Venelased käisid siin endale heas korras laadasid jahtimas. Eestlased otsisid uut pereliiget, aga läänemaailma autotoodangu seast. Müügiks läksid autod Talbotist Sigarini. Ostjate üheks põhiliseks kriteeriumiks oli aga salongi jahutamiseks katusel toretsev luuk. Kõik müügiks metall ja muusika, kõik müügiks mul meeldib võisata, kõik müügiks need naljad ja halvad mõtted, kõik müügiks. Eesti 90ndate võlu ja valu on lääne inimesel raske mõista, kuigi statistika tapatööde ja liiklusohvrite koha pealt oli vaat et katastroofiline, meenutavad tol ajal aktiivselt tegutsenud inimesed aega siiski heldimusega. Paljudele on meelde jäänud märksõnad Mehukati, suvetuurid, vaibakloppimine ning Datsun ja Sierra. Just lääne auto sai eestlasele üheks vabaduse sümboliks. Olukord lõi ülimalt soodsa pinnase autoäri ajamiseks, millega Tartu mees Erik Kalberg tegi algust 1993. aastal. No algul tõime ise autosid ühekaupa, siis ostsin treileri ja siis hakkasime treileritega vedama. Lõpuks oli endal oli 2 ja vennal 1, need 3 treileriga vedasime. Kui tihedasti see treiler Saksa-Eesti vahet käis? Kõige tihedam oli 1 aasta käisime nii et kas 53 korda aastas, nii et jõulude ajal ei käinud ja ma ei mäleta 1 kord tegime ülevaatus, siis ka ei käinud muidu iga nädal. Äri läks hästi? No normaalselt, jah, eriti alguses oli küll see minek väga hea. 1994. aasta jäi autoärikatele Ravila tänaval viimaseks. Äri oli täies hoos ning tänavalõik jäi lihtsalt kitsaks. 1995. aasta jaanuarikuust koliti Tartu autoturg Raadi endise sõjaväe lennuvälja ruleerimisrajale. Umbes täpselt siia, kus hetkel asub ERMi uus ja uhke maja. Siia tuldi peredega, hommikul tehti kohvi ja võileivad valmis, turu pealt sai osta šašlõkki ning automagnetofoonidest kuulata Juke Starti värskemaid palasid. 100 autosid, vast seal oli ikka üle 1000 auto korraga müügis. Terve too lennurada oli neid täis. Seal oli hea, et said proovisõidud ja too rada oli pikk ja inimesed tegid proovisõidu ära ja ostsid ära ja läksid minema. Pärast läks veel päris hästi, pärast sai seal ära ka kohe vormistada ja sai inimene autoga ära koju sõita. Kui ta oli arvele võetud, et numbrid ees. Tiian, mulle soovi maa, mu kingitus oled sa, kui mu kaelas, näiteks on su käed, mu kallimaks kingiks. Põhimõtteliselt said omaaegsed autoärikad alustada vaat et nullist. Terve Eesti oli vaja ju lääne masinatega täita. Teedel oli valdav enamus nõukogude päritolu sõidukeid. Rahaga polnud inimestel siiski priisata ning paljud said päris esimese sõõmu välismaast, Talbotist või Datsunist. Üsna kiiresti tekkis eestlastel ka oma lemmik, tõsiselt võetav auto. No põhiliselt ikka tookord oli nagu see ikka odavamad autod, inimestel ei olnud ju raha. Ford, Sierrad ja Opelid ja mis seal olid, vahest arva ka mõni Mertsu ja BMW, aga Sierra oli ka tol ajal alul oli põhiline auto. Kõigi unelmate auto peale Siguleit. Sierra lembust kinnitab ka see foto äsja Saksamaalt jõudnud treileri täiest. 7 autost 5 on just nimelt Ford Sierrad. Audi 100 väga heas korras nagu uus, toodetud 79. aastal, põrandaluuk, elekteraknad, sisseporse ja muud. Aktsiaselts ostab kokku pasapaberipuud, hinnad soodsaimad Eestis. Rendile anda blonde ja brünette kasutatud kodumasinaid. Noor perekond üürib pikemaks ajaks maja osa, nõus ka abistama varainimest. Võtan piiramatus koguses tagastamata laenu. Ostan uue Lexuse, võib olla ka varastas. Müüa kilekott. Ida-Virumaal metsataus lehmakasvatab noormees soovib. 90ndate hakul kaubeldi dollarites, siis Eesti krooni veel ei usaldatud. Teemegi sissevaate hindadesse.
1993. aastal küsiti 10 aastat vana Sierra eest $2100. 7. seeria 5-liitrine BMW jäi aga $15,000 hinnaga paljudele kättesaamatuks. 90ndate keskpaigaks oli tekkinud Eesti majanduse vastu suurem usaldus ja autoärikad võtsid vastu Eesti kroonidest moodustatud rahapatakaid. 96. aasta kuulutusest on näha, et 15 aastat vana Sierra eest küsiti paarkümmend tuhat krooni, aga 6-aastase Sierra eest juba 55 000 krooni. Tollal oli keskmise eestlase tase osta umbes paarikümne tuhande krooni eest 10–15 aastat vana lääne isend. Auto keskmine vanus on ka tänapäeval samal tasemel. Siiski on muutunud autode olemus. Kui paarikümne aasta eest erines 15 aastat vana masin kaasaegsest üsna silmatorkavalt, siis näiteks praegu võib 2003. aasta autos olla olemas juba kõik see, mis tutikal salongist veereval ratsul. 90ndatel tõi teatud hulk ärikaid meie maale igasuguseid parsasid, kuid hea õnne korral võisite väga korraliku auto otsa sattuda. Ükskord tõin ühe Opel Vectra, juhuslikult seisin tänaval ja üks inimene tuli ütles, et ma ei ole 3 aastat või palju sõitnud. Ja tuli auto läbisõit oli kas 70 000, mees oli 80 aastane umbes, ütles, et tütar ei luba enam sõita ja siis tuli näitas ja väga ilus auto, mul naabrimehe mingi täditütar ostis ära ja väga rahul oli, ütles, auto käib nagu kell. Lugusid on sellest ajast pajatada küll ja veel. Paljud diilid olid väga ootamatud. Näiteks kui ansambli Justament tegelane Toomas Lunge tõi Soomest ühe järjekordse saabi, ei pidanud ta maksma raha, vaid aitas põhjanaabril peo püsti panna. Kui me sõitsime alati, näiteks meid oli 10 meest, kui me sõitsime bändiga, siis tollal võis ju kaasa võtta 2 viina ja 1 ploki suitsu. Ja siis üks minek oli nii, ma palusin poistele, et ärge nüüd teie midagi ostke, mina ostan kõikidele selle kohustusliku viina ja ploki suitsu. Ja siis läksime, saabusime sinna, kõik käisid siis tollist või sellest piirivalvest niimoodi oma selle andamiga läbi, panid kõik oma, pärast korjasin kasti kõik viinad kokku, panin sinna suitsud peale ja kui Soome läksime, andsin kodanikule kasti viina ja 10 plokki suitsu ja ise sõitsin autoga tagasi. Et selles mõttes oli, raha ei pidanud andma, aga olukord oli mõlemale poolele ülimalt kasulik, sest ta oli ise pidas parasjagu oma sünnipäevaga, oligi palju külalisi tulekut, tal kulus see kõik see märjukenega, siis need tubakatooted marjaks ära, nii et selliseid vahetusi oli ka. Muusikaesteedid nimetasid 90ndate tümpsumuusika lainet katkuks. Teised jällegi nautisid You Quick Starti ja Ace of Base'i taolist tümpsu täiega ja teevad seda tänaseni, sest 90ndad oli nende noorusaeg. You Quick Starti ehk Pearu Pauluse, Ilmar Laisaare ja Alar Kotkase tallist tulid pea kõik 90ndate Eesti popi peamised tegijad ja hitimad soundid. Ka Best Before ja Nancy. Nagu esimene armastus, mis heljus tollase popmuusika taktis. Nii on paljude eestlaste südametesse jätnud helge jäljega 90ndail ostetud esimene välismaa auto. Meelelahutusärimees ja diskor Raivo Kiisler oli üks vähestest, kel oli tollal võimalus ja tahtmine alustada tõelise eksootikaga. 1991. aastal soetas ta Audi tippmudeli V8. Eestis Tallinnast nimelt oli ju üleüldse tolleaegse NSV Liidu teine ühisettevõte. Tähendab siis Nõukogude Liidu poolne üks osa ja teine pool oli siis välismaalt. Ja selleks ettevõtteks oli Estek, kus siis oli siis Volkswagenite Audide müük Venemaale valuuta eest ja see firma paiknes Tallinnas Mäealuse tänaval. Ja kuna nende juhid olid mul väga head sõbrad, siis üks päev seal, kas ta oli finantsdirektor, ütles, et kuule tead, et sa oled küsinud, et ei tea, millist autot välismaa osta
enne seda ma vaatasin mingisugused ameeriklasi, mingid lamapoisid, kus sai taga magada ja mida iganes, aga noh, kui ta sellega sõita proovisid, siis ta oligi niisama nagu diivaniga kuskil lainete peal õljumine. Et nagu stabiilsust üldse ei olnud. Et vot nüüd on mingisugused, ma ei saanudki aru, mis riigist need välismaalased siin ja sellise imeautoga tahavad maha müüa. No, ja siis ma läksin vaatama ja muidugi, kui ma sinna rooli siis istusin ja seal Mäealuse tänamas üle helikiiruse kätte sai, siis mul oli selgelt seda ma tahan. Sierradest ja Opelitest oli Kiisleri Audi V8 kordades soliidsem, võimsam ja ka kallim. Kui ma õieti mäletan, seda maksis küsitada käest $22,000, aga ma sain ta siis kätte vist siis 20,5 ja siis lubati mulle veel tagavararattad ka saata, aga need jäid saatmata. Aga no eks ma ikka korjasin niiviisi vaikselt pingsalt, sest ma olin kogu aeg ise tööd teinud ja autosid ehitanud ja nagu sellel ajal see asi oli, et ostsid, müüsid, vahetasid. Justamendi solist Toomas Lunge leidis oma lahenduse lääne elustiilist osasaamiseks üle lahe soomlaste juurest. Siis, kui soomlane tahtis põhimõtteliselt hakkas ära viskama asju, siis me hakkasime neid sealt ära tooma. See oli nii autod, pesumasinad kui kõik muud tehnikavidinad. Lungel läksid asjad eriti põhjamaiseks. 1991. aastal tõi ta soomlaste juurest rootslase. Kõige esimene lääne masin oli Saab 96 ja tõeline, ta ikka tegelikult esindas tõeliselt välismaad või kõike seda, mis me omal ajal mõtlesime, kui hea ja ilus on ikkagi välismaal elada ja olla. See oli ka selles väikses Saabis kõik olemas. Kui Kiisler soetas hirmkalli Audi dollarite eest, siis läbi juhuse läks see nii ka laulumehel. Me kunagi hakkasime minema Justamendiga Kanadasse, aga kuna lennupiletit ei saanud, aga raha sai peab ära vahetatud rubla ajal, siis oli mul mingisugune 800 Kanada dollarit, ma mäletan, ja ma läksin sellega Soome hoopiski. Sinna ma ju sain, mul oli luba olemas Soome minna, siis ostsin endale esimese auto selle sama vahetusraha eest. Et ta põhimõtteliselt maksis kuskil sinna Kanada dollarite kanti mingisugune, ma arvan, et 600 või 700 Kanada dollarit umbes. Ajapikku muutus liikluspilt Eestis üha kirevamaks, kuid jagus veel küllaga neid õnnetuid, kes soovisid Nõukogude masinast lääne autosse ümber istuda. Ega siis ilmaasjata poleks reisibürood korraldanud spetsiaalseid autoostureise Saksamaale. Need olid siiski mõeldud üksiküritajatele, mitte professionaalsetele ärikatele. Eks eestlaste seiklused olid Saksamaalt, Hollandist ja isegi Šveitsist autosid tuues värvikad. Poolast tuli sageli läbi sõita peatumata, sest seal tegutsesid väljapressijad, aga juhtus ka müstilisi asju. Näiteks see Sierra põles foto tegemise päeva õhtul Saksa kiirteel lihtsalt maha. Miks masin põlema läks, jäigi mõistatuseks. Tartu autoärikas Erik Kalberg liigutas kuldsetel aastatel treileritel Eestisse meeletu koguse autosid. Kuigi autoäri läks ladusalt, polnud eksklusiivsed liikurid eestlaste seas eriti hinnatud. Siiski toodi vahel Sierradele seltsiks ka põnevaid masinaid. Mõni üksik kord kunagi tõime ühe, ma ei mäleta, mingi sportauto Opel Manta oli või? Jumal, ja siis ühed lapsekesed ostsid ära, kes olid just load saanud 18 aastas, et mul nii süda valutas, et need noored poisid surnuks ei sõida. Ma ei mäleta ka, kus nad olid, kas nad olid Pärnust või Haapsalust või. Jumal, too läks nagu raketauto. Tollal panid autoärikad Eestisse toodud masinatele otsa paar 3000 krooni. 3000 krooni ehk 192 eurot auto pealt tundus tollal mõistlik, sest oma kulud tuli ju samuti katta. Eriti kui tõid autosid mitme treileriga. Aastatega tekkis Eesti ärikatel Saksamaal kindel tutvusringkond, kellel olid suured autoplatsid, kust paremad palad välja valiti. Alati ei olnudki Eestisse jõudnud autod vaid ära aetud saanid, mida lääne heaoluühiskonna rahvas rämpsuks pidas. Noh, eks seal ka
inimesed tahtsid midagi uuemat ja värskemat ja vahetati lihtsalt välja ja vana müüdi ära ja... Valiku langetamisel oli oluline koht siiski ikkagi rahal, millega iraanlasest või türklasest Saksa autokaupmees rahule jääks. Ikka lihtsalt see hind mängis seal rolli, ega sa ei saanud ju tuua. Seal oli küllalt ju selliseid autosid, millele on tohutu lisad, aga mis maksis seal poole rohkem kui siin turu peal see auto. No keegi ei osta sul seda autot. Ja eks seal ikka mõned läksid kahjumisse ka, auto oli juba mitu kuud müümata ja anti ta oma hinnaga ära ja oligi. Et kaua sa ikka hoiad seda.